Tere teile kõigile. Mul on nii hea meel, et te olete tulnud vaatama veebinari 4 sammu enesekindlama kõnelemise suunas. Ja ma juba näen, et nii paljud on tulnud kohale, saab tervitusi siin öelda, väga saab ka lugeda juba, kes on, kuidas oma kõnelemisega, mis arengujärgis on, et isegi Birgit Titsel on arenguruumi alati. Mul on väga hea meel seda kuulda. Palun pange sisse oma kaamerad, sest siis näen mina teid ka ja on tore teid niimoodi näha, mis olekus te olete, kus kohas ja nii edasi. Mina tervitan teid siit vanalinnast Pustnuf stuudiost ja palun teie kirjutage mulle, kus kohas teie parasjagu olete, kuidas seal see ilm on ja kui palju Martinile linnupoegi taaskord on ekraanile lennanud ja oi, kui tore, ma isegi tunnen siit päris mitmeid inimesi, väga armas, et te olete tulnud, mul on suur rõõm. Ja mul on ka rõõm selle üle, et te olete võtnud selle aja, et tulla ja tõesti mõelda selle peale, sest ükskõik kui enesekindel sa oled, ikka annab natukene juurde kerida, sest me läheme oma asjadega kogu aeg sügavamale ja mingil hetkel tulevad need kõhklused ja kahtlused ja nii edasi. Aga ma leian, et Eestis on lihtsalt nii palju fantastilisi inimesi, kes peaksid olema rohkem nähtaval. Ja live on üks võimalus, kogu see enesekindlus on teine võimalus kusagil koosolekul kätt tõsta või üldse olla parem vestluskaaslane oma sõprade seltsis või oma ideid esitleda, neid võimalusi on hästi-hästi palju. Ja mul on alati nii kahju, et need inimesed, kellel on fantastilised ideed lihtsalt sellepärast, et nad ei julge või nad on läbi elanud mingisuguse trauma, ainult sellepärast nad ei tule esile ja nii palju väärtuslikku informatsiooni jääb saamata. Kes on siit Pärnust, kes on Aberdeenist, kes on Tartust, Taimaa, no tere hommikust või tere õhtust juba tuleks vist öelda. Ja Hispaaniast on Leili, Virge, Soomest, väga tore. Näed, päris mitu linna on, Jõhvi, väga hea, väga tore, väga armas. Ja meie hüppame kohe teemaga sisse ja palun panna slaidi, et vaadata, kuhu me oleme jõudnud. Ma näen teid siin kogu aeg kõrvalt. Olge siis valmis olemaks aktiivsed ja tegelema selle asjaga, meid on väga kenasti siia kogunenud. Ja 4 sammu siis enesekindlama kõnelemise suunas, paneme slaidid peale ja see on nii oluline, et sa suudaksid olla enesekindel ka siis, kui sa ei pea ennast esineja tüübiks ja nii paljud mul on seda öelnud ja selles webinari ma tegin ka sellepärast, et neid asju hakkas hästi palju kokku tulema. Ja siis ma mõtlesin, et okei, aga räägime siis asjast, et mis see siis on, mis meid takistab, et kui on sul midagi öelda, mis asi on see, mis ei lase sul edasi minna, mis asi ei lase sul kätt tõsta või suud lahti teha. Ja tihtipeale ongi nii, et ega siis kõik ei pea olema kohe suurel laval ja esinemas, et see polegi vaja veel minna. Muidugi on tore, kui sa selleni ükskord jõuad ja kui sa tahad ja kui sul on vajadus, aga esialgu on ju oluline see, et sa lihtsalt suudad välja öelda oma mõtte, oma arvamuse. Ja olgu see siis tööl või sõprade seas või sotsiaalmeedias, igalühel on ju omad eesmärgid ja õnneks neid võimalusi on hästi-hästi palju. Nii et see on, tihtipeale ma olen kuulnud selliseid ütlemisi, et ma tean nagu nii täpselt, et mul on nagu nii selgelt oma peas valmis, mida ma tahan öelda, aga niipea, kui ma hakkan oma suud lahti tegema, niipea hakkab nagu kõhus keerama ja käed lähevad igiseks ja pea on järsku tühi ja on siin kedagi veel, kellel on samad tunded, et kui sul on, siis pane kindlasti jah sinna, siis ma näen, et kui palju teid umbes on, pärast tuleb äkki välja, et kõik on niisugused üle keskmise, väga tublid ja suurtel lavadel juba. Et pange sinna jah, iga kord, kui sa annad natukene iseendast ja paned siia väikesed märgid, siis sa oled kaasatud sellesse protsessi, sa mõtled rohkem kaasa ja ära lase ennast sellest mugavustsooni, sest selles mugavustsoonis sa oled niikuinii iga päev, et anna kogu aeg omale võimalust. Väga super, läks käima. Minuga oli selline lugu, et ma tulin Tallinnasse, kui ma olin 16 ja ma olin absoluutne maalaps. Siin varsti on näha ka pilte. Te võite näha, missugune on pisikene Anu, 16-aastane. Ja kuidas see tunne oli, kui sa tuled siia linna? Kui Jaanika, sa leiad selle järgmise fraasi just, millegipärast läks 2 tükki kokku. Näed, siukene ma olingi. Ja sa ei näe siit näost mitte üldse seda, et ma olin nagu mega julge igal pool esirinnas, absoluutselt mitte. Ma olin siuke tubli viiulimängija ja tegin täpselt nii, nagu
nagu öeldi, sest ei tohtinud ju mitte kunagi viriseda, ei tohtinud kunagi anda teada, et midagi on halvasti. Ja siis ma õppisingi ära selle olemise, kus see täpselt niimoodi ongi. Ja kui ma tulin Tallinnasse, siis noh, nagu tõesti nagu maati hobusega iseenda kootud kampsun seljas ja tuled ja vaatad, et suures linnas on inimesed hoopis teistsugused. Ja et mõned on sellised, kes nagu nii julged ja nii enesekindlad ja kui sina oled see enesekindel tüüp, siis kirjuta siia sellesse chati enesekindel, et sa tead, et sa võib-olla olid, aga võib-olla enam ei ole, aga sa olid enesekindel kuskil 16-20-aastaselt. Ja viiuliga esinemine on tõepoolest, Leili, esinemine, aga viiuliga esinemine ei ole seesama, mida suuga rääkides. Samamoodi tantsimine ei ole seesama, mida suuga. Et sa lihtsalt lähed ja teed ära, sest su käed mängivad ja see on kuidagi nagu abivahend. Ja need inimesed olid tõesti nagu väga uhked ja ma proovisin olla nende inimeste järgi, aga ainult väljaspoolt. Ja ma sain aru, et see kuidagimoodi tundus vale, see ei ole päris mina. Sest kui sa tahad olla kellegi moodi, kes on küll väga cool ja äge, siis see tunne siin sees on hoopis teistmoodi. Ja noorena jah, tõesti meid pannakse esinema ja see on natuke teistmoodi, aga mingil hetkel hakkab tulema igasugust kriitikat. Ja siis ma nägin neid teisi inimesi ja mina kahtlemata kuulusin sinnapoole, vähemasti omast arust, sest ma olin nagu niisugune vaikne ja naeratasin nurgas ja kogu aeg imetlesin neid teisi, kes nagu kõiki asju teevad. Ja kui sina tunned ennast ära, et sa oled olnud pigem nagu see, kes on kuskil alati konverentsil tagareas ja ei taha Zoom'is panna kaamerat sisse, siis kirjuta mina lihtsalt siia mina selle peale. Jah, Ann Malle ütleb, et tal ei olnud absoluutselt enesekindlust noorena, aga nüüd ma vaatan, et Mallel on nagu järjest, et kas keegi tuksutab ennast ära, et see olin mina, kes ma olin rohkem vaiksem. Nii et ja see tundus väga turvaline, sest kartsid ju oma suud lahti teha, sest kardad teiste ees naerualuseks jääda. Ja ma mäletan, kuidas ma imetlesin kõiki neid inimesi, kes nagu suudavad olla niimoodi kuskil kellegi ees ja rääkida asjadest. Aga mingi hetk ma sain ka aru, et kõik see, mis sealt üle huulte langeb, et see ei ole mitte kuld. Ja küll nad püüavad küll olla väga ägedad ja vinged, aga siiski nagu midagi jääb puudu ja mulle tundus, et alati, et need inimesed, kes on vaikselt nurgas ja kui ma nendega kontakti saan, siis sealt hakkab tulema midagi huvitavat ja tänaseks ma näen, et väga paljud neist nurgas istujatest on täna väga suured tegijad ja teevad oma asja südamega ja on endiselt needsamad inimesed, ainult et nad on õppinud ära ma nüüd olema segu sellest kahest inimesest. Ja see kolmas tüüp oligi, kui ma märkasin, et on ka neid, kes on nagu väga head selles, mida nad teevad ja nad julgevad õigel ajal oma suu lahti teha. See on nagu äge, aga mul tekkis jälle see tunne, kas ma olen veel seal ja kas ma üldse olen nagu mingis asjas hea, et ma julgen teistele mingist asjast rääkida ja see võttis aastaid aega. Ja kui siis ma lõpuks abiellusin ja väga noorelt ja olin 19-aastane, siis mul tundus nagu, et kõik see, mis ma teen kodus või perega, et ma pean olema niisugune hästi hea ja ma ei tohi olla üldse kellelegi selline, kes annab mingit halba kriitikat ja ma püüan kedagi mitte segada ega tüli teha. Ja see lõpuks ikkagi päädis sellega, et ma ei olnud päris ise. Ja selgus ka, et minu partner, minu pikaaegne elukaaslane ja abikaasa ei olnud päris ise, sest mina ei osanud rääkida, mida ma vajan. Ja ma kannatasin selle all päris palju ja tema ei osanud küsida ja ei osanud kuulata. Nii et kui oluline on kuulamisoskus, kui oluline on küsimisoskus ja kui oluline on aru saada, mida sina ise tegelikult tahad. Nii et andke kindlasti teada maailmale, mis on teie vajadus ja maailm vastab sulle sellega. Tänane veebinar ongi mõeldud just sinule, kellel sul on oma sõnum või mõte või idee või ettepanek ja sa tahaksid ennast kuuldavale teha, aga ja see võib olla täiesti igapäevastes situatsioonides ja neid situatsioone võib olla väga-väga palju ja pane mulle siia chati palun, et mis koht see on, kus kohas sina tunned, et sa võiksid olla enesekindlam. Ja see ei pea olema esinemine, see võib olla mingisuguse sooviga, et sa julged unistada palju suuremalt. Ja sa tahaksid jagada näiteks sotsiaalmeedias midagi, mida sa oskad hästi, võib-olla sa oled suurepärane arhitekt, võib-olla sa oled suurepärane professionaal mingil muul alal, sa tahaksid jagada, aga sa ei suuda näiteks sotsiaalmeedias nähtavale tulla, sa ei tea väga täpselt, kuidas seda teha. Või sa ei võta sõna koosolekul, sellepärast et seal võib-olla mingid nooled käivad üle pea. Mõned ei julge helistada, sest nad ei oska seda kõne üles ehitada nii, et oleks mõnus. Või siis ma olen kuulnud, et blokke on palju, et võõrastega on nagu raske alustada vestlust. Kui ma mäletan, kui mina olin oma tee alguses ja minu
vend oli üks, kes andis mulle, küsitakse, et noh, mine nagu 5 inimese juurde, kelle käest sa küsid, et anna mulle 3 asja, milles mina väga hea olen sinu meelest. Ja mind ajas nagu nii naerma, et minu vend kirjutas mulle, et sina oled väga julge inimestega rääkima võõrast seltskonnast. Ja mina mõtlesin, et tema teeb nalja, sest mulle tundus, et kõik on hästi julged ja mina olen üks see, kes jääb nagu tahaplaanile. Ja siis selgus, et mida aeg edasi, seda rohkem ma sain aru, et oi, aga ma tõesti nagu olen selles mõttes julge, et ma julgen kontakti luua, aga ma ei julge anda teada oma vajadustest, ma ei julge rääkida, mida ma teen ja selle võttis nagu päris palju aega enne, kui see hakkas arenema, sest selleks tuleb ikkagi korralikult mingisugused kriisid läbi käia. Mõnedel on ees töövestlusele minek ja nagu ei tihka võtta seda kontakti. Või siis mõnel on mingisugune roll omal töö juures, tahab minna edasi liikuda, tahab karjääriga liikuda, oskused on olemas, aga mõtleb, et aga ma ei julge seda võtta, sellepärast et seal äkki peab kuskil sõna võtma, äkki peab raadiosse minema, äkki peab kuskil võrgustike kohtumistel hakata käima ja see on väga hirmus. Nii et leia sina see oma asi, mis on ja mõtle selle vaatenurgi pealt, et mida siis nagu teha saaks, sest alati ei pea ju otsima seda tähelepanu lihtsalt tähelepanu pärast. Meil on alati rohkem neid, kes kusagil räägivad, aga seda juttu ja müra on hästi palju. Aga kui sa leiad selle kindla koha, kus on just sinu võimalus särada, siis on küll väga kahju, kui sa seda oma suud lahti ei tee ja hirmule annad järgi. Nii et täna sa oled siin sellepärast, et sa soovid õppida rääkima rahulikumalt, selgemalt ja kindlamalt ja kohas, kus see on oluline, mitte igal pool, ma ei pea silmas. Ja lähme siis edasi slaidiga, et kus me siis, kellele see tänane veebinar mõeldud on. Esiteks ma ütlen kohe, et pole oluline, kui vana sa oled. Et sa võid olla noor tudeng, kellel on vaja minna eksamine, sa võid olla kas töötaja või juht, kellel on tarvis väga hästi kommunikeerida seda, mis parasjagu toimumas on. Spetsialist, sest igasugused enesekindlad töökaaslased ja need suhted on need asjad, mis aitavad sind edasi, aitavad sind viia veel sügavamale selles valdkonnas, kus sa oled. Assistendid, kui palju on assistente, pange siia jaad, kui palju mul on assistente, ma väga põnevusega alati vaatan, pange jah ja assistent ja pange midagi sellist, et siis ma näen seal chatist. Ärge olge laisad, see on nii oluline panna sinna chatti ka midagi. Nii et ettevõtjad näiteks, kui teie ei tule välja oma viimase peal tootega, no kuidas ma siis tean, et ma saaksin mingisugust abi? Näiteks, kui poleks Jaanika tulnud minu juurde jutuga ühel kohtumisel, kus mina ja Marika veebikooli asjus kohtusime, nüüd tükk aega juba tagasi, võib-olla 2, arvan, siis ma ei oleks kunagi teadnud, et mul on võimalik töötada nii võimeka assistendiga. Ja ma ei oleks võib-olla julgenudki pöörduda, et mina veel täpselt ka ju ei tea, mida mina teen ja kui nüüd on siin Jaanika, kes juba teeb nii suuri asju, aga ta tegi suu lahti ja ütles, et Anu, mulle väga meeldiks, ma tahan ise natuke paremaks saada jutustamise ja avaliku esinemise osas ja niimoodi me saimegi üksteist aidata. Koolitajad, teie sõnum on niivõrd oluline ja te saate kindlasti väga hästi hakkama selles kollektiivis, kus te juba annate mingit teatud koolitust, aga teil on vaja ka pidevalt enda asju müüa, teil on vaja tulla avalikult ekraanile, sellepärast et kui sa tuled ja oled nähtav, siis sinu äri hakkab palju kiiremini edasi liikuma. Inimesed, kes on 2 töö vahel, samamoodi see oskus tulla välja, mõelda, et ma teen nüüd selle otsuse, ma lähen kusagile ja uurin selles valdkonnas ja selles valdkonnas ja see ei ole mingisugune piinlikkus, et sa oled hetkel töötu. See on tegelikult esipidi võttes suur kingitus, sest sul on antud teatud aeg, kus sul on tagatud mingisugune raha, mingiks perioodiks sa saad korraks tempo maha võtta, mida väga paljudel ei ole võimalik ja sa saad uuesti ümber mõelda oma tugevused, miks ma midagi teen, mida ma tahan teha, kuhu ma elu üldse tahan panna. See ei ole ju ainult see, et ma otsin mingisuguse koha, kus ma saan natukene raha. See on nagu kõige madalam. Ikka minge kõrgemale, andke ja väärtustage ennast rohkem. Ja see webinar täna siin ei ole kindlasti mõeldud nendele, kes juba on väga suurtel lavadel, sest te teate seda kõike ja võib-olla see on ainult sellepärast teile kasulik, et te oskate tagasi mõelda, kui pika tee te juba olete teinud. Ja mul vahest on sama lugu, et kui ma olen juba kuskil suurtel konkurssidel ja teen väga suuri koolitusi või esinen väga suurte gruppide ees, siis ma alati pärast seda, kui ma olen selle ürituse lõpetanud, ma mõtlen tagasi ja olen väga tänulik, et kõik need komistuskivid, kõik need hirmud, mis minu teele on tulnud, ma olen sellega kenasti hakkama saanud ja olen täna siin, kus ma olen, kuhu ma ei osanud isegi arvata, et ma kunagi jõuan. Aga räägime nüüd murekohtadest.
need murekohad on absoluutselt igalühel väga-väga erinevad. Ja ma arvan, et enamustel ei ole see probleem mitte see, et ma ei oska nagu midagi öelda või et sul puuduks sisu. Vähe sisukaid inimesi on Eestis, vähemasti mina ei ole väga palju kohanud. Kõigil on midagi. On elukogemus, on teekond, on raskused, on võidud ja iga päev toob meile kogu aeg lugusid, kui me oskame neid vaid tähele panna. Aga see tunne, mikspärast me ei taha justkui avalikkuse tähelepanu või me ei taha olla need, kes suure saali eest küsivad või me ei taha olla need inimesed, kes lähevad ekraani peale, see tundub natuke nagu võõras. Ma mäletan, kui keeruline oli mul luua oma esimest Anu Tähemaa veebilehte, see oli nagu hirmus piinlik, et kuidas, kes olen üldse mina, et ma loon nagu selle veebilehe. Ja nüüd, kus ma näen, et see AI läheb järjest kiiremalt edasi ja varsti võib-olla meil on juba kõik need võimalused, kus ka koolitajad teevad oma asju, kus teie teete oma asju ja on võimalik panna sünkroontõlge peale mis iganes keeles, mis tähendab, et persooni bränd ja see, kes sa oma näoga oled, muutub järjest olulisemaks, et kogu selles maailma kompotis kuidagimoodi silma paista. Need tingimused lähevad keerulisemaks ja suuremaks ja mida varem sa alustad, see hirmu piir ja see hirmusein on ainult siin alguses. Kui sellest läbi minna järjekindlusega, edasi läheb lihtsamaks. Ma täiesti luban seda. Ja see tunne on see, mis meid takistab. See tunne, tegelikult siin ei ole tegelikkusega midagi seost, see on see tunne. Ja tunne on see, mida saab muuta läbi emotsiooni. Ja emotsioonid ja kogu see muutmine on meie enda kätes. Minu suur eeskuju on olnud minu ema. Minu ema alustas täisväärtuslikku elu nii, nagu ta seda tegelikkuses väärt on, 75-aastaselt. Ja mul on nii hea meel, et praeguseks on tema see, kes õppis 80. eluaastaks ära just selle lõõtsapilli mängimise ja esines oma sünnipäevakülalistele. Ja et ta on mulle andnud selle armastuse looduse vastu, et ta on mulle alati andnud selle tunde, et Anu, et mis iganes keeruline on olukord, mine edasi, sest tema ema oli see, kes tema arengut takistas, öeldes, et kui kõik lapsed on pesast läinud, nüüd oled sina kõige noorem, kas sina jätad mind ka maha? Ja selle süütundega ema ei läinud õppima, kuigi ta oli üks ainukene tudengeid, kes sai sisse Tartu Ülikooli keemia osakonda. Ja ta ei läinud sinna, ta on terve elu seda kahetsenud. Ja nüüd ongi see koht, kus ta ütles, et ta ei tulnud esile sellega, mida tema tahab, vaid ta jäi kuulama kõiki teisi. Ja see ülesannete jagamine, oled sa siis nüüd kas kodus ema või sa oled töö juures juht või sa oled koolitaja, nagu kõik asjad elus saab ära delegeerida, aga see mõtlemine, mida sina ise tahad ja kuidas sa räägid, vot selle sa pead ikkagi ise päriselt ära õppima. Kui see AI on meie elus ja sellel on nii palju häid külgi ja ma olen suur fänn kõikide nende arengute üle, siin on ka teised varjuküljed. Ja need sotsiaalsed oskused ja suhtlemisoskused muutuvad järjest suuremaks probleemiks on nii firmades kui ka peresuhetes kui ka koolis ja nii te võite võib-olla muiata, aga mind on palutud läbi viima koolitust, mille nimi on, ma nime ei mäleta, aga põhimõtteliselt ma pidin õpetama noortele, kuidas tere öelda. Ja mulle juba öeldi, et seal on saalis ligi 100 noort inimest, kes on tõenäoliselt kõik mobiiltelefonides ja kes on igaüks sukeldunud oma maailma, nagu see siin järgmisel slaidil ja nad ei oska sealt välja tulla, et isegi pidudel nad vahetavad sõnumeid niimoodi, et nad on kõrvuti istuvad üksteise kõrval, aga nad ei räägi omavahel, sest nad ei oska. See on ääretult ebameeldiv ja see on nende jaoks turvatsoonist välja tulemine, kus sa pead hakkama reaalselt rääkima ja sa ei oska seda teha. Mis mõttes? Et see on väga-väga keeruline nende jaoks ja tuligi õpetada. Nad ei suutnud silma vaadata inimestele ja see on nagu see kõige esimene asi, enne kui sa rääkima hakkad. Nii et emotikonid ja kõik muud asjad, see läheb järjest hullemaks ka, sest seda passiivset elu on üsna palju. Kui te scrollite oma feed'i, siis te näete, kui paljud inimesed lihtsalt postitavad midagi, aga sina ei taha olla see, kes juhul, kui sa teed selle otsuse, et sa lähed oma asju tegema, et sa ei ole see, kellest mööda scrollitakse. Ta peab tulema nähtavale ja siin peab olema ka see erilisus selle juures. Aga enne tuleb sellest hirmust läbi saada. Et see tardumus ja sulgumine
oleks läbitud. Ma tahaks väga teada, kui sina mõtled nüüd enda peale, et mis on see, mis sind seni on takistanud, et mis on see enesekindluse koht, et kuidas ma siis miks ma ei suuda näiteks kätt tõsta kuskil või miks ma ei saa küsida inimeste arvamusi, et mis mind takistab, et mind väga huvitaks, mis on need vastused ja kuna mul siin jooksis millegipärast ekraan natukene kinni, siis võib-olla ma toon korraks Triinu sinu ekraani peale, et lihtsalt nagu, et sa vähemasti mikrofoniga saad öelda, mis on kommentaarid, mida inimesed on kirjutanud. Ma näen, et siin on 22 uut sõnumit, aga ma ei leia seda võimalust, kuidas ma see allapoole kerin. Et raske on silmset hoida ja selline Eliise jagas sellist lugu, et mul oli sarnane lugu lennukis, pidin oma naabrilt paluma ise, et välja saada aknaäärselt kohalt. Piirav uskumus, millest pole teadlik, on minu takistus. Maimu ütleb, et takistanud mõte, et mida teised arvavad, äkki mu vastus või mõte tehakse kohe maha. Maarja ütles, et uskumus, et kes olen mina, et ma siin suu üldse lahti teen. Leili jagab, et kardan rumalana paista, millegipärast tunduvad teised alati targemad. Mida küll minu sõnumitest mõeldakse, ütleb Hele. Iti ütleb, et hirm, et ütle midagi valesti. Grete ka jagab seda sama, et kardan, et küsin ja mõtlen midagi rumalat. Ja peamine ongi, et see Suur aitäh, see annab tõepoolest pildi ja nagu te näete, ma usun täiesti kindlalt, et igalühel midagi tuikab, et see on nagu minul mingi aeg tagasi või on nagu minul nagu praegu ja see ongi täiesti normaalne ja minul oli ka. See ei ole olnud kogu aeg, et ma olen siin kuskil kaamera ees, ma olen olnud küll inimeste ees, aga nagu ma ka alguses rääkisin, rohkem dirigeerinud, mänginud viiulit ja see on hoopis teine asi. Slaid, mis sind siis tegelikult takistab rääkimast? Millest me täna räägime? Kuidas me saame tagasi selle kontrolli oma hääle ja oma mõtete ja oma kehareaktsioonide üle? Ma küsisin eile oma armsatelt kõnejämmi inimestelt, et mis on see, kui te lähete laivi, mis hirmud teil on? Ühel ütles, et nagu mul on niisugune tunne, et ma lähen nii närvi, et mu süda tuksub nii kõvasti, et kui nüüd piltlikult ennast suurendada, siis nagu kui kogu aeg tuks käib, siis nagu igalt poolt nagu kala, vaata see nagu multifilmides läheb niimoodi laiemaks. Niisugune suur hirm on. Keegi ütles, et ma tahaks kohe vannituppa oksele joosta, sellepärast et see on niivõrd hirmus. Siis toodi välja, et mul jääb suu täiesti vett täis ja ma ei suuda mitte midagi rääkida, sest pea on tühi ja ärevushoog võtab niivõrd palju üle. Täna me kindlasti ka räägime sellest, et mis on need 4 praktilist sammu, mis aitaksid teil saada enesekindlamaks kõnelejaks, isegi siis, kui sa ei pea ennast esineja tüübiks. Ja see plaan täna meil ongi umbes nii, et me alustame kogu nende teoreetiliste osadega ja siis ma pakun teile kohe lõpus ühe võimaluse, mida ma olen välja töötanud ligi 40 inimesega ja mis on aidanud väga paljusid inimesi. Ja kui sul aja lõppedes tundub, et see sind enam rohkem ei huvita, sa tahad teada need 4 sammu, siis see on täiesti okei, aga nendele, kellel see huvi on, siis kindlasti jääge lõpupoole alles. Ja kuna tegu on praktilise webinariga, siis pange valmis ka oma pliiatsid, paberid ja oma mõtted, et te saaksite korraks läbi mõelda, sest need, kes on aktiivsemad, siis nendele ma palun võimalust meie kõnejämmi inimestelt, et nad lubavad tulla kuulama meie praktilisi harjutustunde, nii et ma annan siin mõnele aktiivsele kingituse selle näol. Ja siis on meil üks väike tagasiside minu armsalt assistendilt Triinult ja edasi on küsimuste ja vastuste voor, nii et see on tänane meil lühikene ülevaade, kuidas see päev saab kulgema. Aga nüüd, mis siis meid takistab tegelikult rääkimast? Siin on hästi palju erinevaid asju ja me alustame nendest välistest probleemidest. See on see, mida inimesed ise näevad ja sõnastavad. Et nad lihtsalt ei julge, sest kunagi on olnud mingisugune trauma, nad teavad, mida nad tahavad öelda, aga nad ei julge rääkima hakata, see tundub nagu liiga suur amps. Siis see ongi, et see värisemine ja südame pupperdamine ja see hääl, mis ei kuula sõna või krambid, mis tekivad, mõnel reaalsed jalakrambid ja mõistus läheb tühjaks, et isegi ei mäleta, milles see teema on, kui kõik vaatavad. Ma ei suuda ennast selgelt väljendada.
arvatakse, et mu lause läheb nii hirmsaks, ma tahan midagi nagu öelda ja siis ma lähen täiesti rappa omadega. Ja seda ikka juhtub, minul juhtub samamoodi, aga tuleb sellest üle saada või et väga paljud ei taha alustada vestlust, nad ootavad, pigem on need, et äkki keegi teine tuleb minu juurde, aga elu ei juhtu. Väga palju tuleb ise enda poolt seda palli veeretama hakata. Ja koosolekul samamoodi, et te ei kujuta ette, kui palju juhil on kasu selles, kui te teete oma suu lahti ja annate oma arvamust. Siis on igasugused ei ütlemised, näiteks, et ma mitte kunagi ei anna tänaval intervjuud või et ma mitte kunagi ei lähe kellegiga kuskile webinari, et mine tea, et äkki ma ei olegi see spetsialist ja äkki ma viin selle saate kvaliteedi alla. Või siis on hästi palju sihukest hirmu, et ma ei taha ennast müüa, et ma olen nagu hästi sihukene, noh, kuidas niimoodi, et see on niivõrd piinlik, aga tegelikkuses jällegi, kui pööraks selle mõtte ümber, et sa ei hakka ju müüma, sa annad teada, millega sa tegeleb, issand, kuidas ma otsin aiakujundajat, et kedagi, kes oskab mind juhendada ja ma otsin internetis on ju, kes see võiks olla ja kui sa näiteks oled see inimene ja sinu selline informatsioon jõuab minu feed'i, ma olen väga-väga õnnelik, aga sul tuleb teha see samm, et see üles panna, see informatsioon. Ja aeg ja raha on alati need asjad, aga teate, aja ja rahaga on niimoodi, et neid ei ole kumbagi mitte kunagi. Et see aja ja raha muutus toimub siis, kui me teeme sellise mõtteviisi muudatuse. Ja see on, kas te teate muideks, mis on need 2 kõige olulisemat asja? Ettevõtja või personaalbrändi loojate või isegi kodus, kui sa oled laste ema. Üks on müük, eks ju, sa pead lastele mingisuguse mõtte maha müüma, mida me täna õhtul teeme. Nad ei taha teha seda väga hästi, aga sina pead olema nii kõneosav, et sa räägid selle niimoodi ära, et nad tulevad nagu kukununnud sulle pärast järgi ja ütlevad ka veel pärast, et oli väga-väga tore õhtu. Nii et see avalik esinemine ja kogu see müügioskuste osas on 2 kõige suuremat oskust ja vot kui nendest läbi pureda, et võib-olla minul näiteks oli tugev see avaliku esinemise oskus, aga siis tuli minu jälle Annika Tell, kes ütles, et Anu, kullakene, müük on täpselt sama ja sa ei pea hakkama müüma, aga olema see äärmiselt ebameeldiv müügiinimene kuskil telefonis, kes helistab ja määrib sulle pähe midagi, milleks sa pole valmis ja kes isegi mitte ei küsi tihtipeale, kas sul üldse on aega temaga rääkida, vaid öeldakse kohe, et paneme kohe kõne salvestama ja siis hakkavad rääkima kohe asjast, aga ma ei ole ju üldse selleks valmis ja mina ei tahtnud ju samasugune inimene olla. Ja kui siis juhtub, et näiteks ka sina teed nii häid pannkooke, sa oled nagu oma oskustes nii super, sa võid terve meetri valmis küpsetada. Aga mis sa nendega siis teed? Sa pead ju minema inimestele pakkuma. Sina teed häid pannkooke, keegi tahab väga häid pannkooke ja sa ei räägi kellegile, need pannkookid lähevad ju kõik pahaks. Nii et sa pead ära õppima selle ja oled päris jännis, oled palju raha sinna pannud, kui sa ei tegutse. Siis on need probleemid, mida inimene tihtipeale ei oska nagu iseendale isegi sõnastada. Ja need on sellised nagu tunded, et see on nagu kahtlused. Et no ma ei tea, et ma võin ju selle välja küll öelda, aga äkki see ei olegi üldse oluline või ma ei kuulanud äkki hästi piisavalt enne. Kõhkled kogu aeg, kas sinu osalus üldse on vajalik. Või sa usud, et mina lihtsalt ei olegi see tüüp, kes suudab rääkida enesekindlalt. Vot see Malle on ja see Priit on ka, aga vot mina küll nüüd see tüüp ei ole. Siis on see häbitunne, et ei ole, no ma ei tea, ma võib-olla ei näe väga hea välja või et ma olen liiga noor või ma olen liiga vana. Ja ma ei taha olla nagu nähtav, eks ju, et see on ka ju piinlik, et mõtle, ise ei ole noor ega ei ole vana, aga näed, on siuke piinlik tunne tekib sellest. Negatiivne sisekõne. Te ei kujuta ette, kui palju seda negatiivset sisekõnet meil on. Ja enne, kui sa seda ise kuulama ei hakka, enne seda ei oska isegi mitte märgata. Mis nüüd mina siin olen? Mis mina nüüd ikka ütlen? See polegi üldse oluline. Ja väga paljud ka õpivad selle justkui nagu õpitud abituse oleku just tänu sellele, et ütlevad endale, et mul ei ole kogemusi, mul ei ole teadmisi, aga alati sul on ju oma arvamus. Sa ju tahad alati liikuda, vähemasti enamus meist ikkagi tahab liikuda sellest punktist, kus me oleme, natukene parematele jahimaadele. Ma ei usu, et keegi tahab olla meelega ja lasta kõik ripakile ja ollagi kodutu. Ja muideks ka kodutute puhul, ma tean ühte inimest Kanadas, kelle missioon oli igal nädalal kohata kodutuid ja õpetada neile avalikku esinemist, et nendel oleks võimalik
leida see oma mina ja minna leida see järgmine koht, kus nad elama saaksid asuda ja sealt edasi leida töö ja tagasi oma elu juurde jõuda. Nii et ka seal on see kõnelemine hästi oluline. Siin on kaks asja, üks on enesetunne ja üks on see enesekindlus. Ja inimesed arvavad, et mul on tunne, et ma ei ole veel valmis, ma ei ole veel piisavalt tark. Mul on veel vaja ühte koma teist, nagu keegi siin ka tõi välja. Ja siis on see tunne, et aga teised on kindlasti paremad. Las nad olla paremad. Ausõna, kui sa oled ka väga-väga hea mingis asjas, siis leidub siin maailmas kindlasti üks, kes on veel parem. Ja kui sa siis arvad, et sa oled nagu jube kehva, siis usu mind, vähemasti üks on veel kehvem. Nii et ise tead, kuhu sa selle oma nivoo paned ja niimoodi sa võidki selle mõttega mängida. Edasi on juba see, et nagu sul võib-olla tundub, et sul puudub struktuur, et sa ei tea väga täpselt, et kus on see ülesehitus, et kuidas see nagu tegelikult käib, et ma ei võin ju arvata midagi, aga äkki ma hakkan puterdama ja ma hakkan nagu mingit imelikku juttu rääkima, siis läheb asi veel segasemaks, ma parem ei teegi oma suud lahti. Ise annavad omale juba hinnangud ära ja lihtsalt see arvamus, et see struktuur puudub ja see takistab neid väga-väga palju. Ja lisaks, ütleme, alati aitab igasugune turvasüsteem ja see tugi, keegi ütleb sulle, kuidas võiks teha, keegi peegeldab sind, kuidas võiks teha. Ja üle ega ümber ei saa sellest harjutamisest, kui te tahate saada millegis paremaks, siis tuleb teha palju postitusi, siis tuleb teha palju videoid, siis tuleb võtta sõna, siis tuleb rääkida perega, siis tuleb lihtsalt tuleb, sest ainult siis jääb midagi niimoodi, et hakkab muutuma. Ja ei ole vaja ennast kindlasti vähendada, et mulle väga meeldis Raivo Johanson, kui tema rääkis meie väikeses mastermindis, kuidas, et sul ei ole vaja ennast pidevalt tõestada, et kust me võtame selle, et meil on vaja pidevalt tõestada. Sa oled juba täna selles hetkes imeline. Sina oled teinud oma teekonna, ära võrdle ennast teistega. Ma ei saa võrrelda ennast Oprah'ga, tema istub kuskil kaugemal. Ma ei saa võrrelda ennast ka Birgitiga, sest Birgit on näiteks sealsamas Šotimaal. Ma ei saa võrrelda ennast Triinuga, sest temal on hoopis teine elu. Aga me teeme koostööd. Ma näen, mida Triin teeb hästi, mida Birgit teeb hästi, ma näen, mida Oprah teeb hästi. Nii et see kõik on nagu kuidagimoodi seotud ja me olemegi maailmas hästi palju seotud ja meil on üksteist vaja. Aga kui sa ei kommunikeeri, mida sa teed, siis me ei leia üksteist ülesse ja me ei saa üksteist võimestada. Nii et see on selline põhitõde, mille mina olen jõudnud nüüd ja ma tõesti väga julgelt seda ka levitan. Mina ja eneseväljendus. See on olnud üks pikk teekond. Ma olen ülitänulik Kristina Tammele, kelle imagoteraapia kursusele ma sattusin täiesti poolkogemata. Ja kui Kristina poleks lihtsalt mulle öelnud, et siin tuleb kohale tulla, siis ma ei oleks ilmselt näinud, aga tema ütles, et on vaja, mina bookisin aja ja kui ma sinna kursusele jõudsin ja selle kursuse pealkiri oli või koolituse pealkiri oli, et kuidas leida ja hoida enesearmastust. Ma arvan, et see pani paika ka selle, miks ma täna tegelen väga kindlalt sellega, millega ma tegelen. Me oleme Kristiniga samas Roland Tocco mastermindis ja ma olen kogu aeg imetlenud, kuidas Kristina räägib oma asjadest. Ja see on nii tore kuulata seal ka väga paljusid teisi toredaid inimesi, kes seal mastermindis on. Ja see on nagu niisugune ühine ring, kus me üksteiselt õpime. Ja kui ma olin Kristina kursuse läbi teinud, siis ma sain teada, kui palju ma olen elus kannatanud tänu sellele, et ma ise ei ole ennast väljendanud. Ma ei räägi oma partnersuhtest ainult, ma räägin ka sellest, kus ma ei osanud näiteks läbirääkimisi teha, kuidas rahaliselt mingisugune asi mulle sisse toob. Ma uskusin mingit suurt mulli oma enda eelarvamusi ja arvasin, et asjad on selged, kui nad ei olnud. Ja imestasin iga kord, miks mind ei väärtustata. Miks see töö, kus ma kuskile olen kogu oma energia pannud, mille tulemused on hästi head ja lõpuks pangakontol on mingid pisikesed numbrid. Ja siis mul kuidagi nagu jõudis nii selgelt kohale, et ilma enesearmastuseta sa ei jõua kontaktini endaga ja kui sul kontakti pole endaga, siis sa ei jõua kontaktini teistega või on need kontaktid väga pinnapealsed.
ja ma väga-väga soovitan läbi käia need teekonnad, et olgu see Kaioja või olgu siis imagoteraapia, te leiate veel ühte, teist ja kolmandat, mis teile sobib, siis see on nagu kõige suurem ja olulisem asi, mida sina iseenda jaoks teha saad ja see loomulikult ei sunni ju üleöö. See on pikem protsess, aga selle protsessiga on soovitatav alustada, ükskõik kui vana sa oled. Sest me tuleme siia maailma, vähemasti mina usun, me tuleme siia kogema. Ja meie teha on niivõrd palju, kas me kogeme siin häid asju või halbu asju. Ja halbu asju, mida me tollel ajal nimetame halbadeks asjadeks, kui see asi meil käes on ja kõik läheb nagu halvasti ja noh, kellel on lahutus, kellel on petmised, kellel on töökaotus, kellel on lapse surm, palju-palju asju toimub, inimeste kaotamine. Siis mingil hetkel sa oled justkui nagu teinud ühe ringi ära, saanud tugevamaks ja selle elu ja kogemustega edasi minna. Ja sellepärast ongi, et kui ollakse 18-aastane, siis on nagu mina ja maailm. Kõike ma oskan, teie vana generatsioon, te ei tea mitte midagi ja see on ka suhtlemises väga palju tuntav. Ja kui inimene saab juba kogenumaks, siis ta näeb, ahaa, asjad ei olegi niivõrd lihtsad ja su oma kogemustes on niivõrd palju anda ja siin sa saad oma nooremate põlvkondadega neid asju jagada. Nii et mina sain aru oma mustritest tänu Kristinale ja ma olen üli-üli tänulik. Tänaseks olen ma siis Anu Tähemaa ja ma käin läbi teekonda corporate maestrona. Ja kui tore, et see slaid on täpselt puudu, aga see-eest on mul siin tore slaid minu arvutustest eelmise aasta kuldsuudest. Ja te võite siin näha päris mitmeid tuntuid nimesi ja igalühel oli oma kadalipp läbida. Ja mul on selle töö kokkuvõtteks öelda, et mul on kusagil 30 aastat kogemust. Ma olen olnud kogu aeg laval. Ma olen olnud lava kõrval, ma olen lava ümber, nii et lavakeskkond on mulle hästi tuttav, aga mitte kõnelejana. Ja see oli mulle väga suur avastus endale, kuidas siis õppida selleks, kes sa pead olema juhina, et sa oled järjest kindlam ja sa oskad öelda ja sa oskad inimesi hoida. Ma olen teinud koostööd väga mitmete Eesti filmidega, sest viimane oli Melchior, kui minu teha oli koos Nüganeniga, istusime seal stuudios ja tegime laste hääli filmile lisaks. See on andnud ka sellise laiema arusaama, mis see stuudiotöö on ja kuidas üks kunst nagu valmib. Ma olen olnud laval nii tantsijana kui esinejana, dirigendina ja ma tänaseni teen. No näe, ja siin see ongi see slaid ikkagi olemas. Siin on hästi palju väikeseid selliseid osasid, mis on minu jaoks olulised ja see näitab pisut seda kogemust. Ja see ongi see põnev, et ma olen ühest küljest ise väga suur õppija. Ma olen endiselt Torontos õppimas avalikku esinemist, aga mul on ka väga suur koolitatute nimistu. Ja mulle väga-väga meeldib see töö, mida ma teen ja mul on äärmiselt tore, et need kuldsuud, kes olid eelmisel slaidil, ta võtsid näha, see on Annika Tell ja Raivo Johansoni ja Sigrid Säga ja Birgit loomulikult ja Kaido Kubri ja Eliise on meil siin ja Martin on ja oh taevas, Annikene, nii toredad inimesed, absoluutselt äge. Et kui me olime siinsamas Boostop stuudios, siis Kaido Kubri ütles minu tegevuse kohta, et Anu justkui skännib inimesed läbi. Ja siis võtab täpselt selle ühe asja, mida see inimene hetkel näeb, et olla see loomulik kõneleja ja et tulla välja sellega, mis on sellele inimesele iseloomulik ja ainuomane. Ja mul oli hästi tore seda kuulda, sest see on olnud mulle endale omane. Minu õpetajad on olnud need, kes mind on selles osas hästi toetanud ja see on tõesti suur õnn, kui sul on õpetajad. Minul olid väga head õppejõud nii Eesti Muusikateatri Akadeemias kui ka samamoodi praegu üle maailma. Minu teekonnad on viinud mind kas Soome või Rootsi ja USA-sse õppima, Inglismaale, Austriasse, Kanadasse. Ma olen saanud stipendiumeid ja taaskord jällegi, kuidas ma tundsin ennast halvasti, sest ma ei olnud kogu selleks krempliks valmiks. Aga küsin ka küsimuse, kas me kunagi oleme valmis? Tegelikult me ei ole kunagi valmis, et me peame olema selles teekonnas ja hakkama lihtsalt kõnelema ja ennast väljendama ja minu kõige suurem, minu enda ineseületus oli novembrikuus, kui ma sain võimaluse tegelikkuses minna esindama Eestit kõnega Laulev revolutsioon ingliskeelsele publikule Torontos kõikide nagu Põhja-Ameerika suurimate kõnelejate finaalis. Ja siis seal lava taga olles oli mul küll väga kahetsed tunded, et niisugune tunne, et jookse minema.
sest mina ju ennast inglise keelega tollel ajal kindlasti poleks välja vingerdanud. Aga siis ma mõtlesin need asjad ümber ja nii nagu teile täna ütlen, lihtsalt pange see hirm kõrvale, minge sellest hirmumüürist läbi ja siis selle järgmise ukse taga on hästi palju erinevaid toredaid tegevusi. Nii et hästi palju on oluline see, mida sa täpselt tahad, kuhu sa endaga liigud. Pead teadma, mis on see, kuidas sind näiteks partneriga saab rohkem kokku liita, anna talle teada, mis sulle tegelikult meeldib, ära lepi nende lilledega, mis ta sulle toob ja sulle ei meeldi. Ütle talle, et roosid on ilusad, aga teinekord lillepeenra juures näita, et mul on lemmik tegelikult on tulbid ja uskuge, ta kuulab teid ära. Või missugune võiks olla see nädalavahetus, kuulake oma lapsi, las nad räägivad välja, õpetage neile ütlema. Täna mul oli just Marikaga väga tore ütelus, et kui meil lapsed lähevad kooli ja tulevad koolist koju, siis mis on meie põhiline küsimus? Küsime nende käest, kuidas sul läks? Aga väidetavalt juudi perekondades küsivad vanemad, mida sa täna küsisid? Ja vot küsima õppimine on hästi-hästi oluline, sest küsi ja sulle antakse. Ja nüüd mul on mitmeid mõtteid. Mul on mitmeid mõtteid, kus ma olen varem kohanud seda sama tunnet, et mis nüüd mina. Ma ei tea, kui paljud teist teavad sellist noort heliloojat nagu Riine Pajusaar. Mis ta ju täna niivõrd noor olla, aga tollel ajal, kui mina temaga rohkem läbi käisin, oli tema väga noor ja tema õppis kompositsiooni ja mina õppisin dirigeerimist ja metoodikat, muusikametoodikat. Ja tema oli nagu väga üllatunud, et Anu, kuidas sina teed laule? Sa lihtsalt nagu teed laule, nagu lähed koju ja kirjutad ise ülesse ja mina küll pole julgenud. Ja kui ma ütlesin, et nagu Riine, et aga see on kõige loomulikum asi, mida sa võid teha, sest sa ju õpid kompositsiooni, sul on ju klaver suurepärane. Et see tõuge anda, et sina ju ka võid nagu päriseks. Ja siis Riine sai sellest nagu tõuke, et ta ei tulnud selle peale, ta arvas, et on koolitöö, ta õpib midagi, hakkab tööle mingi muu valdkonna peal. Ja keegi annab sulle väikse nagu nõksu, et mine edasi, proovi, katseta ja kui läheb nässu, siis viskad minema. Aga vähemalt sa pead kuidagimoodi alustama. Ja tänaseks mul on hea meel, et Riinel on mitmeid plaate välja antud, tema laule armastavad väga paljud noored inimesed ja stuudiod ja need on sisse lindistatud, nendega tehakse kontserte ja see on lihtsalt niisugune väike. Ja teine näide oli Jaanika, mida ma tõin, et Jaanika andis mulle teada, tema oskab niisugust asja. Ja teine, kes oli, eks, loomulikult oli minu armas Triin, kellega me pärast kohtume ja kelle loo ma räägin lausa eraldi. Mis on need 4 sammu? Lähme nende sammude juurde. Ja nüüd hakkab see töö, kus me hakkame ise endaga toimetama. Esimene asi on kindlasti eneseteadlikkus ja selle sisekõne muutmine. Sina ise pead neid muutma, sest meie ju teised ei kuule, mis seal sisekõnes toimuvad. Ja kui ma nüüd näiteks praegult teen selle Zoomi lahti ja vaatan, kes meil siin on, meil on siin Leili ja meil on siin Valle ja meil on siin Inna ja meil on siin nii, et kui ma nüüd paluks, et palun kohe, et nüüd ava nüüd see mikrofon ja hakkame kohe kahekesi rääkima. Ja kui sina oleks see, keda mina praegu küsiks, mis sul seal mõttes toimuma hakkab? Mis on see sisekõne? Kas sa julged midagi rääkida? Või hakkab, oi no ma panen kohe selle kaamera ära, oi ma hakkan kohe, kirjuta üles oma sisekõne, kujuta lihtsalt ette, et praegult on sinu kord tulla siia samasse Zoomi ruumi minuga rääkima. Mida sa tunned? Ja õnneks ma praegult ei küsi teid, sellepärast, et ma tean, et see ei ole teil praegult väga tore tulla siia koos minuga rääkima. Ja vahest ma teen küll niisuguseid trikke, et lihtsalt võtan kellegi ja see on juba see inimene, kellega me koos koostööd teeme. Et mida sa kirjutasid siia? Ja kirjuta need ka siia meie chati rea peale, et me saaksime jagada, sest äkki need on sarnased. Ja
see on nii huvitav, et inimesed mõtlevad tihtipeale, et see on ainult minu probleem ja see on minu sisekõne, aga see võib tihtipeale olla ka hoopiski kellegi teise sisekõne. ja kui mul õnnestuks ometi näha neid chatte, nii et ma neid sinna allapoole kerin, ei õnnestu. Kristjan ütles, et mõni hetk tagasi oli ärevus, hetkel ei ole, kui on selge, millest rääkida, siis on lihtsam. just. Liina ütleb, et teeme ära. väga tore, Liina. Martin samamoodi, et pole probleemi ja Birgit küsib küsimuse, et kas mina küsin või sina küsid väga hea, näed, mõned on siin kohe julgelt valmis ja see on väga-väga armas. aga need, kes kirjutasid endale sinna midagi sellist, et mul ei ole millegist rääkida või ma ei tea piisavalt palju, siis alati on hea kirjutada sinna taha ka mingisugune positiivne vastulause. ja see võib olla ka, ütleme, kui sa mõtled ennast näiteks koosoleku situatsiooni, sul on väga hea ettepanek, aga sa ei taha suud lahti teha. miks sa ei taha suud lahti teha? et jõuda ise endaga sinnamaani, et sa saad aru, mis asi see on, mis sind takistab ja siis kirjutad selle ümber ja saad rääkima hakata endale teistsugust juttu, sest seni sa oled rääkinud kogu aeg ühte juttu. no ma ei tea, peeglist mööda minnes on ju, ma ei ole väga ilus, oi, mul on nii kole seelik, oi, ma olen paksuks läinud, oi, mis iganes sa tahad sinna panna endale kogu aeg selleks sisekõneks, keerad ümber. mõnel on hoopis teised asjad, väga raske on öelda, inimesed on väga-väga erinevad. nii et lihtsalt märka ja kirjuta endale üles, pea nagu päevikuid. kui sa oled bussipeatuses, vaata inimesi, vaata, mida nemad teevad, mida nemad võiksid mõelda ja tea, et igaüks elab seal selles oma maailmas ja on hädas oma asjadega. ja võib-olla sinu oma polegi kõige hullem ja võib-olla see ei olegi kõige rumalam ega koledam ega oskamatum. see ongi see, mida sa iseendale räägid ja see on see sinu tõde, aga seda annab ümber kirjutada, et see sisemine kriitik. ja see toetavus ka, et kui sa lähed kuskile, ma ei osanud seda, ma ju tean seda, ma olen sellest suur spetsialist. muidugi ma küsin, muidugi ma võtan selle julguse ja sa teed omale mingisugused ülesanded, et täna, kui ma lähen sellesse seltskonda, ma julgen vähemalt ühe korra tõsta kätt, ma julgen ühe korra küsida küsimust, ma julgen ühe korra, sa teed nagu endale ja kui sa lähed, mida ebapogamasse situatsiooni sa lähed, seda rohkem pead tegema iseendale ülesandeid, sest ümbrus sinu ümber ei muutu, sina muudad seda ümbrust ja igaüks meist, kes me läheme kusagile, kus on inimesed, loome selle atmosfääri ja vastutame ka natukene selle atmosfääri loomise eest. iga energia võib muuta seda sünergiat selles ruumis. et just ongi see, et tulla nagu mitte väliste tegurite juures, vaid tulla iseenda juurde, mida mina saan teha. number 2 samm, hääle ja kehakeele teadlik kasutamine. see, kuidas sina räägid, kuidas sina hoiad oma keha, sellest sõltub väga palju, kuidas sind kuulatakse. ja see tunne, mis meie sees on, seda vahest saab nagu ära petta, ka tihtipeale ei saa. minu avastusretk oli Indias. ma sattusin ühe pere juurde, kus oli väga karm pereisa. nii nagu tema ütles, nii tuli teha. ja kuna me olime sellises regioonis, kus ma väga ei tahtnud, et mind kuskile tänavale tõstetakse, siis ma püüdsin olla väga kuulekas ja ma arvan, et Indias ma sain teada, kuidas olla üks tubli naine. viisakas, viks ja nii edasi. ja ühel päeval tuli mees nagu koju ja ütleb, jumala, tahemaa, lähme täna šamaani juurde. noh, mis seal šamaani juures, mina ei käi šamaani juures. võttis mind natist kinni, pani mind autosse ja vaikuses me sinna mägedesse suundusimegi. sõidame ja sõidame ja lõpuks jõudsime kohale ühte kohta, linna, kus oli õudselt palju inimesi, kõik sebisid seal tänaval, oli jube palav, päike oli kõrges taevas ja me läheme ruumi sisse, ma ei näe mitte midagi muud, kui seal kuskil nurgas mati peal kükitab üks uju. ja siis ta nagu nükitseb midagi, siis ma pärast sain kuulda, et tema kõik, mis ta tegi, ta ennustas riisi pealt. ja kui tema mind nägi, siis ta viskas lihtsalt pilgu peale ja susustas kuidagimoodi seal omaette. väljast kui lõvi, seest kui jänes. lase jänes puurist välja ja sa näed, mis juhtuma hakkab. ma olin täiesti šokis. mingi täiesti võõras naine kuskil nurgas, keeles, mida ma ei mõista, mida mulle tõlgiti, näeb ära selle, et väljast ma olen õppinud olema väga julge.
sest nii meid muusikaga treeniti, sa lähed lavale ja sa oled näitleja, siis kõnelejal seda enam ei saanud olla ja inimesena seda ei saanud enam jätkata, nii et tuli hakata tööle iseendaga. Sina hinga nüüd sügavalt sisse ja välja ja hakka peale sellest, et sa proovid endale öelda kõva häälega. Minu nimi on, ma olen ja mulle meeldib vabal ajal. Ja ütle seda päris mitu korda niimoodi, et sul ühtegi pausi ei tule sisse. Et sa saad öelda niimoodi, et see on sujuv, su hääl kannab ja proovidki läbi öelda. Ja nüüd ongi, siin samas paned mikrofoni kinni ja pobised omaette. Mida selgema häälega, seda parem. Ja ma tahaks väga näha teie liikuvaid suid. Hästi. Ja nüüd, kui Jaanika saab korraks panna slaidid ära ja ma näen teid veel paremini, siis nüüd ma tahaks näha, kui hästi teie tõstate oma käsi. Siin on olemas üks tore koht, raise hand ja plump hüppab siin tore järjekord ette. Proovi. Leia üles. Kristjan, ma ei saa kuidagi ligi sellele chatile, sest mulle puudub see hiir, millega ma saan siin scrollida. Aga kuidas ta läheb? Jah. Võtame siis siit ära. Hästi, näed, praegu on tulnud vähemasti väga hea. Kas ülejäänud ei leia lihtsalt oma nuppe üles? Otsige, see nõuab ka juba natukene julgust. Super. Väga hästi. Ma tahan lihtsalt nagu edasi kirjutada, muidu ma ei näe, mida nad siin räägivad. Aga ei taha minna. Ahah, nüüd läks jah. Hästi. Nüüd ma näen. Väga tore. Super. Ja nüüd meil on siin Karoliine esimene. Väga hästi. Ja Karoliine saab võtta oma hääle maha ja öelda julge häälega, mida sa just praegu harjutasid. Tere, ma korra vaatan, et kas mul mikrofon on õige. Väga õige. Tere, minu nimi on Karoliine ja ma olen Eesti beebiviiplemise programmi üks loojatest ja beebiviiplemise õpetaja. Ja vabal ajal ma mängin samuti viiulit ülikooli orkestris ja valmistun kooriga laulupeole minema. Väga tore, siis me laulupeal kohtume. Aplaus! Me saame talle saata niivõrd palju südameid, siin on siuke tore märk, eks ju, kus sa saad nagu ja pane see ekraan käima, see on jube hea toetus. Karoliine, väga suur aitäh sulle, et sa mõnusasti tulid meiega toimetama. Ja näete, kuidas ühest asjast, kuidas Karoliine julges tulla häälega, kuidas teie julgete oma neid notification'id siia panna ja näed, pilt läheb hoopiski elama ja tekib uus atmosfäär. Hoopis teine tunne kui see, kui ainult mina üksipani räägin. Eks? Nüüd igaüks saab võtta oma telefoni ja selle lihtsalt omale sisse lugeda, sest pärast sa saate kordi ja kordi seda kuulata. Kas see on huvitav, mida sa ütled? Kuidas sa saaksid seda teistmoodi teha? Sa pead ise õppima ära selle oma hääle kuulamise ja ole palun julge ja loe see praegult endale sisse. Kuna ma tean, et Martin Mark on see, kes on ääretult mitu korda seda juba teinud, siis Martin, ma annaksin korraks sulle. Ma tahaks kuulda su enese tutvustust. No nii, tere. Minu nimi on Martin Mark. Olen Introvertide Akadeemia asutaja, introvertide mentor ja harjumuste koolitaja. Ja vabal ajal mulle väga meeldib raamatuid lugeda. Eks? Martin väitis mulle aasta aega tagasi, et ta on täielik introvert ja tema ei räägi praktiliselt mitte midagi. Täna ei ole sellest mitte midagi järgi, varsti räägid minu kaasurnuks. Aitäh sulle, Martin, ja aitäh, sa tulid kuulama. Marika Hanson, sinu kord. Sina saad öelda, kus kohast sa pärit oled. Tere kõigile, minu nimi on Marika Hanson, ma olen tantsupedagoog ja enesetervendusterapeut ja ma tulen Stockholmist, kus on see tantsukool. Ja vabal ajal meeldib mul mängida golfi või teha mehega köögis süüa ja tantsu lüüa. On ju,
Pole ka suu peale kukkunud. Mõtle, kui äge on mehega köögis tantsu lugeda ja tantsu vihtuda ja samal ajal oma raamatut lugeda, mis ta ise on kirjutanud. Ja jällegi, iga kord, kui keegi midagi teeb kuskil oma nendes keskkondades, alati paluge neil midagi teha, et inimesed saaksid näha tagasisidet ja see olemine läheb paremaks ja kõikidel järgnevatel kõnelejatel on juba palju lihtsam. Et see ongi see üks väga-väga oluline osa. Edasi sa saad hakata juba harjutama, sa võtad selle sama telefoni ette ja vuristad hästi kiiresti ja hästi aeglaselt ja see on üks harjutamise suurem tulemus, mida sa lõpuks, kui sa lähed kuskile seltskonda, sul on hästi lihtne neid asju öelda, sest see läheb sulle siia naha alla. Edasi me lähme 3. sammu juurde. Keegi siin enne ka mõnusasti kirjutas, et enesekindlus on see, kui sa tead väga täpselt, mida sa tahad öelda. Sa oled valmis mõelnud, mis asi on see sõnum ja mis on see struktuur. Ja nüüd kujutad ette, et sa teed läbi hetkel nagu sellise 3-osalise struktuuri. Noh, väga lihtne on. Midagi üllatavat siin ei ole. On algus, on keskpaik ja on lõpp. Ja sa kirjutad üles mingisuguse mõtte, mida sa tahad näiteks koosolekul öelda. No ma toon teile ühe näite. Et on probleem, sa oled märganud, et meeskonnas on pidevalt mööda rääkimised sellepärast, et nad on seotud erinevate põlvkondade ja harjumustega, eks ju. Keegi tahab nagu chattida, keegi tahab teha midagi telefoniga, mis on väga paljudele suur hirm, keegi tahab lihtsalt rääkida, mõtle, tuleb su juurde, hakkab lihtsalt rääkima. Kolle lugu, noorematele see üldse ei meeldi, ära tule nii palju rääkima. Nii et need on nagu erinevad, kes on kust tulnud. Ja kuidas sa saad siis minna bossi juurde ja näiteks oma kõnelust ette valmistada? Et lähed ilusa rahuliku nagu tooniga, ütled, et teate, et ma olen märganud, et meil tekivad tiimis sellised möödarääkimised ja mul tundub, et see on seotud erinevate põlvkondade ja suhtlemisharjumustega. Ja ma olen märganud, et ka meie tiimis on neid hästi palju ja kas tegemist võib olla ühe või teise või 3. chatiga, et kas oleks võimalik, et me sellest räägime näiteks järgmisel koosolekul. Ja et meie suhtlusstiilid on niivõrd erinevad. Ja ma olen täiesti kindel, et kui sa lähed sellise pehme minekuga, et siis need inimesed kindlasti, kes seal on teil juhtkonnas, nad võtavad sind kuulda. Kui sa lähed süüdistama, kui sa tood välja probleemi sellisel moel, mis võib kedagi solvata, siis on palju keerulisem. Nii et sa saadki nagu pakkuda ka välja, et me mõtleme selle peale, et mind huvitab see, et see tulemus oleks parem, see näitab omapoolset initsiatiivi ja asjad lähevad paremuse teele. Nii et kirjutage endale üles seesama struktuur, et see mõte, et sul peab olema kindlasti algus, mis on sissejuhatus, mingisugune keskpaik, mis viitab sellele probleemile, mis on, ja mingisugune ettepanek, mis on siis nagu lõpuga kokku pandud. Ja kui teil on neid lauseid olemas, siis pange need mulle kuskile sinna. Me loome ühe postituse, kus me saame tänasele veebiseminarile teha järje ja vaatame, mida te olete välja mõelnud ja neid saab siis parandada. Nii et avalik esinemine Anu Tähemaaga on see grupp, kus kohas me saame edasi rääkida ja natukene neid asju paremaks keerata. Ja 4. slaid on enesekindlus, mis tuleb harjutamise teel. Julge pealehakkamine on alati pool võitu ja sa alati liigud läbi selles faasis, et esimene kord on see, et sa saad nagu teada, see on teadlik ja edasi hakkab tulema järjepidev harjutamine. Ja kui nüüd on see osa, et sa ei tea nagu täpselt, et kuidas seda harjutada või mis on need punktid, siis ma kingin nendele kõigile, kes kirjutavad praegu chati juhend, siis või kuidas see nüüd oli, Triin? Kas nad peavad vastama mingile lingile või nüüd on minul natuke väike segadus. Triin, võta üle. Mis see peab tegema? Juhend sobib väga hästi. Hästi, jääme vana endise juhendi juurde. Kirjuta juhend ja te saate sellise minijuhendi, kus kohas on kenasti räägib, kuidas sa natuke võimalik visualiseerida ja mida sa endale saad öelda ja mismoodi sa väikeste sammude kaupa saad teha ja kuidas see iga väikene võit kasvatab sinu enesekindlust ja kuidas see lõppmõte ütleb sulle samamoodi, et sa ei pea muutuma mingiks kellegiks teiseks inimeseks, vaid sa saad olla rohkem sina ise. Nii et sellised toredad praktilised harjutused,
Ja nüüd me läheme edasi müütide juurde ja ma tahaks teada, kui paljud teist neid müüte arvavad olevat, et see on täpselt niimoodi. Esimene müüt, kui sa oled sellega nõus, et kõnelema ei saagi õppida, see oskus kas on või ei ole. Kui sa oled nõus, pane jah. Triin, kas meil seal mõnda jahi on või? Mitte keegi, kõik on juba korralikult kuulanud loengut ja nad juba teavad, et see on vale. Chat kadus ära. Siis teine väide, AI tulekuga ei pea me enam ise rääkima, sest isegi kõnelevad videod saab valmis teha, kui me kasutame äppe. See on tõesti nii, et neid äppe tuleb järjest rohkem, aga kui sa oled teadlik sellest, et inimene siiski oli, on ja jääb vähemasti nii kaua, kuni kestab see ühiskond, siis suhtlemine ja sinu enda väljatulemine, see kõik on hästi oluline. Et sa ise õpid rääkima ja kui sa ei ole sellega nõus, siis ütle ei ja kui sa oled nõus, siis ütle ja no, väga tore, ma hakkan juba nägema chati ka, aitäh sulle. Loodan, et see nüüd jääb siia. Ja väga tore. Aitäh sulle, Triin ja Jaanika, et te panite ka need juhendid ja nii edasi, et see liigub edasi. Oktoobrikuus oli ka minuga üks tore lugu, et ma lõin ühe testgrupi, kuhu kuulus 26 inimest. Me kogusime inimesi, neid said üle 160 ja see, millest ma tahan sulle edasi hakata rääkima, ongi tänu nendele inimestele sündinud ja suur-suur aitäh testgrupile. Kui siin selles seltskonnas on testgrupi inimesi, siis palun pange chati testgrupp. Ma saan näha, kui palju Leilit ma korraks siin nägin, et nii põnev oleks nagu näha, et kui paljud teist on teine olemas. Vau, super. Kirjuta sinna testgrupp, kui sa oled sa olemas. Ja me lõime sellise põneva formaadiga asja, milleks on enesekindel kõneleja. Ja mina olin nüüd siis see, kes selle testgrupiga sai selle kenasti kokku pandud ja kui sinul on nüüd aeg läbi ja sa pead minema ära, siis see põhimõtteliselt see osa on nagu läbi, aga ma väga soovitan sul jääda kuulama, sellepärast, et see on väga-väga äge programm, sellepärast, et kui ma oleks seda üksi teinud, oleks tulnud sellest üks keskmine asi, aga tänu nendele 26 inimesele, kes pidevalt andsid tagasisidet, kes tegid selle kursuse läbi ja kelle abil ma tegin selle kogu aeg, täiustasin edasi ja tagasi ja tänu sellele, et Triin lõikas kokku Reelse ja Diana tegi kogu teksti osa koos Jaanikaga, siis ma olengi väga tänulik ja Kirsikegi kõik need süsteemid siia juurde, et aitäh teile ja aitäh kõigile testgrupi liikmetele. Jaanika, sina olid see, kes hästi palju tekste üle vaatas ja kas sa tahaksid tulla paari sõnaga anda hästi kiire ülevaate, kellele see on mõeldud, mida sa sealt nägid ja kuidas see sulle tundus? Ikka. Minu nimi on Jaanika Mõru, mina olen Anu virtuaalne assistent ja vabal ajal meeldib minule puslesid kokku panna. Aga puslede kõrvale kuulasin ma enesekindel kõneleja koolitust. Mina testrühmas ei osalenud, sest ma arvasin, et ma olen Anule juba 2 aastat assistent olnud, et mida uut sealt ikka on ja kui kaamera ees öeldakse, et Jaanika, tule jaga, et siis mina ju ei pelga. Aga kuulasin ja taipasin, et iga natukese aja tagant võtame ikkagi oma märkmiku, teen endale märkmeid, et seal olevad mõtted kõnetasid ja puudutasid niimoodi seespoolt. Nii nagu Anu, sa enne ütlesid, et oma sisekõnega peame me tegelema ainult ise, sellepärast et ainult meie kuuleme oma sisekõnet, et mitte keegi teine ei kuule, mis meie sees toimub. Et see oli see kursus, mida ma kuulasin ja hiljem siis ka tekste toimetasin, et kursuste videodele sai juurde pandud tekstid. Mina siis kuulasin ilma ja pidin ise kõik konspektina üles kirjutama, aga nüüd on siis seal sõna-sõnalt ilusti olemas ka Anu tekst, et endal üle vaadata ja mõelda, mis kõnetab ja tänu sellele ka hästi otsida. Ja kui ma olin selle kursuse läbi kuulanud, siis ma tundsin ennast nagu jõustatuna. Ja kui ma siis toimetasin neid tekste ja käisin sõna-sõnalt kõik veel hästi süvenenult üle ja Diana aitas hästi palju siis komakohti ja kõike muid parandusi teha, siis kui ma lõpetasin, siis mul olid silmad märjad. Ma ei taibanudki, et see juhtub, see lihtsalt juhtus, sest ma sain aru, kui
palju oled sa, Anu, pannud siia sellist tõde, millele jõuab ainult siis, kui päriselt keskenduda. Et lihtsalt kuulates ta võib-olla toimis, aga kui ma süvenenult tekstiga toimetasin ja mõtlesin kõigele sellele, mis videos oli, siis ta toimis ikkagi märkimisväärselt paremini. Et need harjutused, mis seal kaasas on, kui mõelda sellele, et okei, mis ma siia kirjutan, kuidas see mind aitab, kuidas ma järjepidevust hoian, et need töölehed, mis kursuse juures on, aitavad nagu seda üleval hoida, et ei jää seisma, ei jää see sisekõne kuhugi sinna, astusin sammu, aga järgmist 3 sammu ei tee. Et 4 moodulit, 4 kindlat sammu ja no ma ise olen küll palju-palju julgem, kuigi ma arvasin, et mul pole isegi seda vaja, aga sealt olid ikka siuksed väiksed asjad, mis aitavad just sisekõnet ümber keerata enda kasuks. Et hästi põnev kursus, mul on nii hea meel, et ma sain seda toimetada, seda läbi kuulata ja et ma ei olnud testrühmas, et ma olin nagu täitsa värskelt omaette seda kuulamas. Nüüd, kui kellelgi on Suur küsimusi, aitäh ma sulle, hea meelega Jaanika, ja jagan ka. südameid saab panna Jaanikale rõõmuga, siis on Jaanikal ka natuke toredam tunne. Aga mul on veel üks tore assistent. Mul on mitu toredat assistenti. Kirsike oli selles testgrupis ja Kirsike oli ka väga aktiivne, kes võttis kogu aeg samm-sammu kõrvalt ja hakkas rääkima ja väga paljud ka teised. Piia on, ma olen näinud, väga aktiivne, eile ka nägin veebikoolis võttis sõna. Nii äge, Kaari, suur aitäh sulle, et sa olid ja tegid ja see on nagu täiega super, aga Triin, tule räägi sina oma kogemust. Praegu Triin, issand see Triin, tuli mulle Jaanika soovitusel, tuli mulle minu veebinarile ja sealsamas veebinaris ma võtsin Triinut tööle tänu sellele, et Triin tegi suu lahti ja tegi mulle selgeks, et mul on teda vaja. Ainult nii vähe oligi tarvis, minut aega ja töökoht olemas. Tere, Triin, uuesti. Tervitused! Tõepoolest, minu nimi on Triin Pärn ja mina olen assistent, Anu assistent ja lisaks ka raamatupidaja. Ja kui ma arvuti taga ei ole parasjagu, siis mind võib leida köögist küpsetamas mõnusaid pirukaid. Ja tõepoolest, kui ma paar aastat tagasi alustasin üldse ettevõtluse teekonda laiemalt, et tulla nähtavale, siis see oli päris raske. Palju pisaraid, endas kahtlemist. Ka täna olime siin chatis, et kes olen mina, et midagi jagada. Selline tunne, rusuv, hästi raske. Ja nii palju teenusepakkujaid oli ka, võtta lahti internet, Facebook, kõik pakuvad sama teenust, millega mina erinen. Aga ma nägin ühte auku. Ma nägin, et inimesed ei tee endast videosid. Ja kus nad räägivad, siis tutvustavad iseennast, mis teenust nad pakuvad, millega need inimesi aitavad. Ja siis ma läksingi Anu gruppi, tegin paar laivi ja siis sain suurele laivile minna Anu grupis. Ja nüüd pärast seda, kui ma olen Anut abistanud juba 2 aastat, me tegime temaga ka 1-1 kõne ja ma mäletan, ma nii higistasin, mul olin kõik punane, ma hakkan Anuga rääkima, avaliku esinemise ekspert. See on nii vastik mõelda isegi selle peale praegu. Kõne oli iseenesest tore, aga lihtsalt see hetk, et kuidagi hirmus oli. Ja siis ma ütlesin Anule, et aga mis siis, kui ma lähen kuskile esinema, sest inimesed, et nähtavust saada, et on vaja kuskile esinema minna. Mis siis saab, kui ma ütlen midagi valesti? Äkki nad saavad aru, et ma olen mingi teeskleja üldse. Ehk siis minul see kohan aru saada, milline see sisekõne on, mida me tegime siin alguses ka, et pöörame ümber selle, pöörame selle positiivseks. Ja kui ma ei oleks tulnud välja, siis tegelikult ei oleks mul ka kliente. Et see on nii suur eneseületus, et kuidas sa nüüd lähed midagi rääkima kellegile. Et praegu ka tundub nii uskumatu, et ma elan sellist elu, ma teen asukohavaba tööd. Mul on klientid, isegi saab öelda, et mul on järjekord klientidest, sest ma olen võtnud selle julguse kokku, värisenud nagu haavaleht, öelnud mehele ka pärast, et läinud diivani peale, et ma täna ei jaksa midagi teha, suur töö on tehtud, ma tegin ühe väikse laivikese siin, aga ma olen nii läbi. Ja siis sa näed, et tegelikult see toimib, sest sa oled nagu inimlik selles laivis ja sa kõnetad inimesi. Ma olen 9 kuud käinud Anu Tähemaa kõnejämmis ja seal me räägimegi sellest, et kuidas siis läbi lugude jutustada. Ja ma arvan, et seda inimesed otsivadki, et inimesed ei osta teenuse pärast, sest teenustad igalt poolt. Lõpptulemus on sama. Aga inimesed valivad sind sinu enda pärast,
milline sina oled inimesena. Ma ei ütle praegu, et ma olen täiesti nagu hirmude vaba. Ei. Aga Anu laenas enda eneseusku minusse ja ma isegi ei usuks paar aastat tagasi, et ma võiksin vedada mingeid laive, sest hetkel ma vean veebikoolis iganädalaselt laive, mul tulevad külalised ja see tundub lihtsalt täiesti ebareaalne. Aga ääretult võimas, sest ma tõestasin iseendale, et ma olen suuteline seda tegema. Aitäh, Anu. Aitäh sulle, Triin. Vau, see oli väga ilus jagamine, et näha seda sinu teekonda, mis kohast hakkas tulema. Ja kui te nüüd näete Triinu, siis teil ei tule selle pealegi, et Triin ei oleks julgenud, eks. Et see, kuidas ta räägib ja see, kuidas ta nagu paelub kogu oma selle olekuga, imeline. Ja ma olen täiesti kindel, et igaüks teist siin, kes on veel jäänud siia kuulama, teis on nii palju sees ja mõni on juba väga kaugel, mõni on alles tee alguses, aga kõigil on see võimalus natukene edasi liikuda. Ja minnes tagasi nüüd selle kursuse juurde, ma saan hästi kiiresti üle käia need paketid, kui sul on kiire, oled loomulikult mine ja pärast kuula edasi, aga kui sa vähegi saad, siis jää veel siia, sellepärast et see on mul nagu väga suur rõõm anda teada, kuidas see kursus on välja tulnud ja Jaanika, kui sa saad jagada seda nii-öelda kodulehe maandumislehte, et siis te saate natukene teada. Ja olen väga õnnelik, kui te saate ka kellelegi jagada. See kõige esimene pakett, mida saab igal ajal nagu osta, on 147 € ja siia juurde tuleb meil on need moodulid ja need videod, mis on 21 erinevat videot, mida sa saad kuulata, nad on eraldi vormistatud, sinna juurde käivad tekstid, seal on töölehed ja kogu see toetus selles avaliku esinemise grupis on sul olemas, nii kui sa tahad midagi katsetada, siis sul on konkreetselt koht ja ma tean, milles on asi ja ma saan teile tagasisidet anda, nii et see on ülihea võimalus võtta mis iganes, aga mida ma väga soovitan, on just see järgmine, mis on olnud ka hästi populaarne, on see, et lisaks kogu sellele kremplile, mis ma enne rääkisin, on meil ka omal kohtumised ja on 5 tükki. Ning me saame lisaks veel kohtuda ka Kristina Tammega, kes tuleb meile rääkima, mis selle ärevusega nüüd siis peale hakata, sest ega see ärevus ju päris ise ära ei lähe. Ja meil on siin erinevad kohtumised ja me saame seda asja nagu palju sügavamalt läbi teha, sest tagasiside ja küsimused ja vastused, see on nagu nii suur väärtus, et vähemalt siis see testgrupp, kes käis koos, nemad ütlesid, et nende jaoks olid need kohtumised kõige suuremaks hüppelauaks, sest seal mitu inimest leidis töö, keegi võttis töö juures palju suuremad vastutused endale ja see toimis palju paremini kui varem, sest nad julgevad välja tuua ja ma olen näinud, kuidas sotsiaalmeedias nad juba avaldavad arvamust ja sa ei usu ka, et nad ei oleks kunagi, sest see spetsialiteet on neil olemas. Ja on olemas VIP-kursus, millele juurde ma saan panna ka need kõnejämmi harjutustunnid. Kõnejärm on selline formaat, kus kohas me saame harjutada lugude jutustamise musklit ja see on väga-väga äge, te saate seda ise kogeda, kui tulete näiteks 13. juunil kell 5 1 majja, kus me saame teha sellise avaliku koos olemise, kus inimesed loevad, mitte ei loe, vaid jutustavad lugusid ja vaatame, kuidas nende närv peab vastu publikule ja ka kaameratele, mis ümberringi kogu aeg keerutavad. Lisaks 1-1 konsultatsioon, minu konsultatsiooni hind on tavapäraselt 250 € ja see on päris suur number ja tavaliselt algajatele ma seda mitte kunagi ei paku, aga kui sa oled läbi teinud tippkursuse, siis ma juba tean, et see platvorm on olemas ja see on kell selle paketi hinna sees. Kui kes tahab kõnejämmiga kunagi liituda, siis teab, et selle hind on 699 ja 3 kuud, alla 3 kuud ma mitte kellegiga ei tööta, sest sellel ei ole mitte mingisugust mõtet. See on harjumuste muutmine ja inimene peab saama lihtsalt paremaks läbi selle, et ta kogu aeg järjepidevalt ja teadlikult harjutab. Nii et sellised toredad pakkumised ja kui sul on soovi, siis see grupp ei saa olema suur, kellega ma edasi lähen. Tule, tee see otsus, jaanipäevaks oleme kõik suves.
Teil on mõnusalt nokerdamist, teil jäävad need videod kõik veel kättesaadavaks ja kõik need järelvaatamiseks, kõik need kohtumised, mis on olnud, jäävad kuni augustikuuni. Nii et te saate suvel puhkuste ajal selle uuesti esile võtta. See on suurepärane võimalus. Ma ei tee väga tihti selliseid asju. Mu graafikud on lihtsalt niivõrd täis, aga me tahtsime teha sellist toredat formaati, mille juurde saavad tagasi tulla need ka, kes on juba kusagil esinemas, oma esimesi samme teinud, aga neil on segadused, tahavad tagasi tulla. Nii et see on põhi. Ilma selle põhjata ei ole mõtet kuskile lennata, sest te kukute kokku või panete vastu seina. Nii et mul on ääretult hea meel ja olen väga tänulik kõigile, kes kaasa aitasid ja nüüd on see võimalus teie kätes, kasutage ära ja võtke minuga ühendust, kui veel ei ole arusaadav, millega me tegeleme ja kui oluline see sul on ja kas see üldse sulle sobib ja kas sul on selleks raha ja aega, siis märgi minuga kohtumistund 20 minutit tasuta, et ma saaksin sulle korraks otsa vaadata ja näha, kas meil on ühiseid tegemisi. Nii et selline oli tänane väga konkreetne tulemus sellele, mis mina olen omal teel läbi teinud ja ma ei oleks täna seal, kui ma ei oleks seda teekonda läbinud ja need raskused on olnud ja elu on visanud vingerpusse ja tihtipeale tuleb iseendaga väga palju maadelda ja olla valmis kõigeks selleks, mis elu sulle pakub, sest isegi siis, kui sa teed väikese sammukese edasi, ainult väikese sammukese, iga päev ühe asja või iga nädal ühe asja, siis sa juba liigud edasi ja mingil hetkel märkad, et see ei olegi nii hull. See pakkumine on super mega, ma tean, et väga paljud asjad on hetkel õhus, inimesed pakuvad, aga see programm, see kursus on tulnud midagi sellist, mida ma ei oleks unes ka osanud näha. Ja kui te teate kedagi, kes seda vajab, siis see on olemas. Ma ei tea, millal ma alustan järgmise grupiga. Tahaks tõmmata natuke tempot tagasi, nii et see on teie võimalus teha see ära nüüd just ja praegu. Lõpukõnede aeg on käes, lasteaia lõpukõnede aeg on käes. Teil on võimalik luua uusi traditsioone. See kõnelemise oskus on üli oluline. Ja kui te ei usu, siis pöörduge nende poole, kes on juba pika teekonna ära käinud, nagu Birgit on siin täna olemas. Mina jään nüüd teiega veel, kui teil on tarvis küsida küsimusi, olge julged küsima, kellel on kiire, saab ära minna. Olen väga tänulik, kui te küsite, uurite ja ma saan teile vastuseid anda siin samas laivis. Minu poolt on kogu paketi osa nüüd lõppenud. Jaanika, kas ma unustasin ka midagi? Väga tubli, kõik on ilusti kaetud. Kõik on ilusti kaetud ja heli on ka nüüd parem kui hommikul. Kes soovib hommikust veebikooli asja üle vaadata, seal me rääkisime, kuidas minna laivi ja mis sorti neid laive kõiki on, et siis saate sealt ka natuke informatsiooni. Natuke mudime seda heli, midagi juhtus helisüsteemiga. Teie küsimusi, aitäh teile kannatlikkuse eest. Kõik on siin kenasti veel mõtlemas ja olemas. Kui tuleb küsimusi, võite ka hiljem minuga ühendust võtta, aga praegult siin saab otsese vastuse. Mul on nii hea meel, et te tulite. Meie reklaamisüsteemid ei läinud tööle ja ikkagi oli niivõrd palju inimesi kohal. Aitäh toetuse eest, kes võttis veel õhtul ja kes saatis soovitusi ja aitäh Kirsike, Triin, Jaanika ja Diana ja Silja, meie armas kujundaja, et see töö on kõik jõudnud siiani, mis me täna saime esitleda. See on olnud väga äge kulgemine. Aitäh. Nii tore, kui siin lendab neid igasuguseid laive mul ja neid kommentaare mulle lihtsalt hästi meeldib, kui inimesed tulevad oma turvatsoonist välja ja ma ei tea mitte kedagi, kes ei oleks teinud sammu edasi, kellega me koos oleme tööle hakanud. Lihtsalt mind on üks, teid on hästi palju. Aga oluline on loomulikult, et te leiate iseenda jaoks selle õige, kellega koostööd teha, et siis on asjad palju ägedamad. Kui tore, aitäh Birgit, aitäh Krista, aitäh Kaidi, Virge, Irene, Maria, Maarja, Kristina, kui tore. Kristina, ma tõesti väga ootan seda meie kohtumist, kuidas me saame selle koolitusega lisaväärtust pakkuda, sest aitäh sulle sinu koolituse eest, kuhu mina sattusin. Aitäh, Karoliine, väga äge. Annab veel seedida ja see asi on siin järelvaatamisel kuni 30. aprillini, nii et te saate veel mõelda. Nii tore, Maarja, et sa said sellest lisaväärtust. Väga suur.